Oleme oma reisi alguses. Hetkel viibime Šeremetjeva lennujaamas. Siin on väga palju poode, natuke palju vähem süüa. Erilist seda, et siin suitsetatakse praktiliselt igal pool. Kuigi on sildid, et on suitsetamise keeld, kohe selle keelu kõrval on sellised suitsetamislauakesed. Mis siin veel huvitavat on? Et hinnad on eurodes välja toodud ja osa kohti müüb ainult rublade eest. Igal juhul meil on jäänud alla tunni, et istuda Aerofloti lennuki pardale ja alustada oma pikka reisi Pekingisse. Mitu tundi läheb, me veel ei tea, vist 6-8 pärast ütleme, aga seniks kõik. Oleme kaua oodatud Hiinamaal. See on meie esimene hommikusöök. Minu jaoks on kogu toit sööda. Me ütleme mõningate eranditega. Aga mis meil täna on? Keedetud arahiis, kohe näitan. Väga maitsev. Väga vürtsika suba. Seni tuvastamata taim, midagi kartuli moodi, aga tal on hiinaka maitse. Väga hea. Me kahtlustame, et need on keedetud saiakesed. Ilma pärmi ja munata. Tegumood on nagu, ma ei oska öelda, nagu pelmeenid, vareenikud kokku pandud. Siis me oleme siin ära söönud hunniku viisi muna, maisi ja me ei tea, mis asi see on, aga see on väga hea. Oleme siis jõudnud Forbidden Citysse ehk siis keelatud linna. Oleme teinud väga suure ringi peale. Arvatavasti oleme võib-olla pool siit läbida üldse suutnud. Sellepärast nagu näete, siin on tohutu maa-ala kaetud siis erinevate dünastiate, imperaatorite ehitistega ja väljadega. Jalutame edasi, läheme tagasi, kus meil sissepääs oli ja seal hakkame siis otsima uut väljakutset, aga sellest juba hiljem. Keelatud linnast siis natuke mastaapidest. No, siiamaani me oleme kodus ikka armastanud tuua võrdluseks New Yorki, kui suured vahemaad seal on. Aga siin, need platsid, me oleme ühel keskmisest platsidest. Need platsid on kasvavas järjekorras kõigepealt satud kõige suuremale platsile. Ilmselt seal siis toimuvad kõige suuremad lahingud. Kui sealt jäävad ellujääjad, pannakse jälle järgmised väravad kinni, on järgmine plats. Ja siis järgmine, kuni me jõuame siis sinna päris nende ülikute magamistubadeni välja. Ühes muuseumis me ei käinud kuskil sees, aga klaasi tagant oli võimalik näha täisvillast vaipa, mis oli peaaegu sama suur nagu meie Vabaduse plats. Siis seintest väikesed angaarid, kui me siin lihtsalt koridorides kõnnime. Need seinad on 1,5 meetrit laiad ja põhiline, mis mind hämmastas peavärava juures. Sein on nii lai, nagu Eestis mõni täiesti normaalse suurusega Põiktänav pikk on. Ehk siis ma ei kujuta ette, mis see meetrites on, aga Rahukohtu tänava pikkune on üks seinalaius, mis ma tahtsingi öelda. Ja minul on selline kahtlus, et ikkagi need iidsed inimesed, nad ei võidelnud siin hobustega ja ainult oma leiutatud püssirohuga. Kui te vaatate neid suuri platse, mina usun täiesti siiralt, et siin olid mängus lohed. Sellepärast, et osa sellest piirkonnast on üldse ära lõigatud ja sinna on võimalik end väikestest pragudest piiluda. Ilmselt hoiti neid lohesid seal nende suurte metallist väravate taga, siis teate, siin on sellised allasõidud platsidele, et lohe ennast nagu, ta ei maha ei libiseks. Siis nüüd, kui te vaatate siit alla, igal pool on niisugused suured veeanumad.
lugesime, et need on selleks, et koguti siia vihmavett, et kui on tuline võitlus, siis sellega kustutatakse tuld ja kui on väga külmad ilmad, siis pannakse see katel alt keema ja siis niimoodi kuuma veeauruga soojendati seda territooriumi. Ja no, mina arvan, et tulekahju tekitajateks olidki lohed. Vaadake ise. Oleme siis jõudnud kurikuulsa Tiananmeni väljaku juurde, siin kus olid 80 aastate tudengite revolutsioon ja tangid mässasid. Ja taamal on siis näha suur juht ja liider ja sealt edasi hakkabki siis keelatud linn. Sõnu te juba hiina keeles oskate? Sissi. Mida me saame Ivo käest? Silm. Silm, see on silm, vaata. Ei usu. No vaata. Snake on see. Snake. See vist on maks lõhna järgi. Niimoodi grillivad ka midagi head. Tibu võid süüa. Sa võid süüa, vaata, siin on mingid väiksed linnud. Sest ma räägingi tibu. Tibu, ma kuulsin tigu. Tibud. Niisugused. Ma ostan no osta sa ju tahad, muidugi osta. Siin on midagi. See on vist sibul. Ühes kohas me sõime karulauku. Need on. Ei tea, mis need on. No tänane menüü kindlasti me maitsime ära vaglad, võib-olla ka ussi. Maisi me täna juba sõime. Erinevus on see, et ei panda soola ja võid, et sa saad naturaalselt keedetud maisi. Siin nad isegi röstivad, see on juba natuke teine teema. Kaotasin sämmi ära. Keegi näeb teda, öelge mulle. Pole teist ka, küll ta mu üles leiab. Need on maiustused. Siin on ka maju. Vot need olid head asjad. Need olid pooleldi maasikas, pooleldi aroonia. Hästi mahlased ja väga-väga maitsvad. Need on vist need keedetud saiakesed. See koht on nimelt siis ööturg on selle nimi. Siin väga haiseb, ma ei tea, mingi toit haiseb, midagi keedetakse seal potis. Keedetud saiakesed. Juba ära keedetud vähid minu korri. Ärge seda sööge. Sämmu, kus sa oled?
Ma pean kõvasti siin seisma ja karjuma. Sam, Sam, Sam. Nii, tüdruk sööb midagi. Lund. Need on vetikad. Ei, need on seened. Ei tea, mis need on. Aga need pannakse kohaliku hiinaka toidu sisse. Need on väga maitsvad. Kala. Ma tean, ma sõin seda Hollandis. Teate, mis see on? See on selle, ma ei saa öelda, lehmamagu. Näete, kui ta valmis on ta siuke ja ta ei maitse mitte kuidagi. Lihtsalt sööd. Limonaadid, mis ise ajavad mulje välja. Midagi kana oma. Ei taha, aitäh. Ikka seda Sämmi ei näe keegi. Siin on vaklu liiga palju, tahaks ühte ainult. Nii, siin on mingid maiused. 买多优惠一点，买几个？你说，买2个多，买4条送你一条吧，好不好？买4下班了，买4条送你一条吧。2个过了，2个多少呀？Arvab ära, mis see on. Saab auhinna. Aga ma ei hakka isegi küsima, mis see on, nii et ärge arvake. Ma tegelikult otsin oma meest siin toidulettide vahel. Ma kaotasin ta nii kergesti ära. Vaatame, kas me leiame mõne näljase Sämmi, kes sööb näiteks midagi juba. Sämm, kuidas tibu maitseb? See ei ole tibu, see on tuvi. Nii et kajakad lähevad varsti meil kodus repertuaari on ju. Väga nirvuliha on. On jah. Kana on parem. Natuke laiba moodi näeb välja, jah? Meie otsustasime maitsta ära selle heleda liha. See on maoliha ja kõrval on maonahk. Meile röstitakse praegu madu. No Sämmu, kui ta on siis? Ei ole veel maitsnud.
Nagu pekitükk. Ei ole kõige. Ära maitstud, aga rohkem nagu ei tahaks. Niisiis, meil on siin üks siidiussi vagel ja terve konn. Laseme siis hea maitsta. Väga maitsev on konn. Vakla esmatestimise ma lasen Sammil teha, sest ma olen vakla söönud. Ma tean küll, et see on hea, aga seda palju ei jõua süüa. Aga konn on mu lemmik, midagi pole teha. Kallis televaataja, tunnete ära, mis minu taustal on, minust taamal on. See on koht, kus siis ka Eesti võitis kuldmedali. See on äärmiselt suur kompleks. Praegu näitame ainult ühte väikest majakest sellest, kuid ümberringi on kõik staadioneid ja spordiasutusi täis. Ja kus me praegu oleme suurel promenaadil, olümpiapromenaadil. Sõitsime siia juba päris kaua metrooga. Meie näljane issi hakkab sööma. Ahaa. Aga miks need lehed ümber on? Et ta hoiaks just arvatavasti niiskust ja sooja. Väikene see on, ma arvasin, et see on suur, nagu pildi peal. See on ikkagi tuvi, mitte part. Ma ei tea, mis on, aga Tsingtaovi. Käed puhtaks ja... Ei saa aru, aga kas te tahate... You want I take picture? Okei. Jaa, nii, mul on 2 kaamerat. Nii, ja nüüd ma pildistan. One more. I don't understand. It's don't take... Ahaa, nüüd vist tegi. Please look. Jah. Hoia näppu peal. Anna see siia. Okei. Ja ma saan hakkama. Hoian näppu peal. Okei. Jaa, tuli üks pilt. And next one. Good. Noh, hakka sööma. Kui ta maitseb. Aga mis on nende ogadega? Nüüd sa pead näpp. Part või tui? Anna. Okei, tšau. Ahoi ristirahvas, kas te näete seda valge katusega väikest ehitist sealt? See on nimelt funikulööri peatus. Me tulime sellega üles 17 minutit ja looklesime mööda seda ussjast teest sellesse kohta täpselt 1,5 tundi. Meie idee, me mõtleme nii, et siit läks kunagine iidne Hiina-Mongoolia piir, mis tähendab meie arvamus, Hiina jääb siiapoole ja Mongoolia jääb siiapoole. Taamal te näete järve. Nüüdseks see kõik on Hiina, aga kunagi kuulus ilusa veesilmaga maastik hoopis naaberriigile, Mongooliale.
Ma ei teagi, mida veel siis rääkida. Kõrgus on hetkel 675 meetrit. Kui me alustasime oma retke, me olime umbes 300 meetri kõrgusel. Nii et üles-alla, juuksed valla, kõndisime siit trepist ja mööda niisugusi, ma ei tea siis, kas keskaegseid või vanaaegseid tänavaid, kus sõitsid kaarikud. Võib-olla Sam näitab teile siit natukene. Aga mis muud, kui meil on nüüd, see on viimane peatuspunkt, see on 5 aknaga torn. Siit edasi meil minna ei soovitatud, kuna tee lõppeb ja seal juba 2 aastat restaureeritakse ülejäänud müüri. Müüri kogupikkus oli originaalis 10 kilomeetrit. Kujutage ette, Moskvast siia Pekingisse lennata. See oli vahemaa kas 6000 meetrit, ehk siis 6000 kilomeetrit, siis siin on 10 000 kilomeetrit. Muidugi kogu müür ei ole alles, vaid sopiviisiliselt. Ja meie oleme siis ühes niisuguses sopis, mis on, nii palju, kui mina siit näen, silmapiir, kuhu ulatub, sinna ta läheb välja ja sama palju teisele poole. Nii et, kes ei ole veel käinud, siis vähemalt näete nüüd läbi meie. Ja nüüd väike saladus Mironikesele. Vaata täpselt siia minu selja taha. Kui sa näed seda, seal on üks järv, aga järvest eespool on selline tume laik. Näed? See on pilvekese. Ja selja taha jääb siis Jinjilingi suur Hiina müür ja siit natukene edasi päädib see 5 aknaga torniga, kus kohast edasi ei saa minna, sellepärast et edasi hakkab juba Simatai piirkond, mis praegu on siis riigi poolt kinni pandud. Aga sellegipoolest oleme teinud siin poole peal ühe peatuse ja oleme siis praegu poole maa peal tagasi, mis siis on kuskil tagasi jõuame kuskil 5 kilomeetrit ja 4 tundi. Edasi-tagasi 10. Edasi-tagasi 10. Sa tuled alla. Kuidas enesetunne on? Väga hea. Põlved? Põlved on ka väga head. Ja ma mingi invaliid ei ole. Täna oled sa küll ühe pardi ära teeninud. Täna olen ühe pardi ja makaronid ja Hiina kevadrullid ja 10 vähem õlut, Tsingtai õlut 0,7. Ja see kõik ootab mind ees, kui me jõuame alla. Mitte kõike, aga... 一束红花照碧海，一团花叶出水来，珊瑚树红春常在，风波浪里把花开，迎来这雾来干，云里雾里放光彩，风吹来浪打来，风吹浪打花
sul toidu valmistamine õnnestub seal? Ei õnnestu üldse. Ma ei tea, kõikidel asjadel on erinev keemist aeg ja kõik. Ja me panime kogemata spinati enne, sest me katsetasime. Meile toodi nimelt lauale niisugune asi, nagu te näete siin. Mina arvan seda, et siin tuligi asju sisse panna selles järjekorras, kus toodi. Ah soo. Aga kana, mis on nii ära viilutatud. Aga ka ei juhtu mitte midagi. Üritame siin ellu jääda, sest ega siin on inglise keele oskajad need, kes oskavad vastata yes ja no ja rohkemat sõnu ei tea. Keegi ei näita ka meile. Et vaatame teiste pealt. Krevett, ei. Krabi. Kõik asjad olid ära külmutatud, siis me pidime nendega ise hakkama saama. Tegelikult on päris maitsev, aga me ei teadnud, mida see tähendab spicy supp. Et lihtsalt tuuakse selline katel, mis kogu aeg toodab sooja ja pannakse vett juurde ja sinna aetakse hästi palju vürtse sisse ja siis nüüd peame kõike seal sees leotama. Suu igal juhul aurab peas. Samamoodi nagu see pott. Aga mis maitse on siis? Hästi spicy on. Me ise valisime selle tee. Jah. Panen need tagasi, korrud on nagu kõige kauem tuleb leotada. Need ei ole porrud, need on bambused. Bambused, jah. Kohe. Sellepärast need õigi neid ju kõige. Näitan, bambused. Need on bambused. No, head on, ma ei tea, mis maitsega, aga bambuse maitsega. Väga maitsed. Okei, me üritame süüa. See rong võtab välja kiiruse 380 kilomeetrit tunnis, aga on kokku lepitud, et üle 300 kilomeetri tunnis ta ei kiirenda. Siis näeb, see on mingi esimene klass ja sõidame tavaklassis. Ja me sõidame siis 1000 kilomeetri kaugusele ja oleme seal 5 tunni pärast. Lähme. Okei. Siin me näeme siis restoran vagunis. Meie oleme ilmselt selles teise klassi vagunis. Kuskil aias. Täna on väga palav ja me oleme natuke, mina olen sooda, sest minu jaoks on väga palav ilm. Muidu on tore, aga teate, Hiinas ei ole veel pinke ja toole leiutatud. Niisugusi istumisi leiab selles riigis üli harva. Lihtsalt siin inimesed seisavadki vist püsti. Isegi metroos ei ole kuhugi istuda. Oja, ma olen lihtsalt palavusest väsinud. Aga kalad on ägedad, me soovisime igasuguseid soove. Kalad viivad kõik soovid täide. Käisime pilvelõhkuja otsas. Oleme söönud.
kell 5 pannakse siin kõik kinni, õhtuti pole midagi teha. Et tahaks juba Pekingisse tagasi, seal on natuke jahedam. Ja seal saab õhtuti süüa. Kõik. Just äsja tehti meiega jälle pilti, mis on siin riigis tavaline, sellepärast, et mul on habe ja Stassil on rastad. Aga see selleks. Taamal on siis näha Shanghai Manhattan, kus on siis pärlitorn ja siis hetkeks maailma kõrgeim ehitis, mis on praegu finantskeskus. Ja käisime ka seal üleval, täiesti tipus seal, kus on avaja koht ja seal siis peaaegu 500 meetri kõrgusel. Kung-Fu Panda. Minä tahan frukte. Tahatko seda? Ei, ma tahan frukte. Võtsid seda raha ära või? Nii. Meie bunker. Oleme mingis kohas, pärast vaatame, kus me oleme, aga me lähme nüüd Hiinast ära ja lähme Mongooliasse. Praegu oleme Inner-Mongoolias, sellises maaosas või provintsis ja veel Hiinas, aga varsti on teine riik ja siin on juba jahedam, teate, me elasime üle 37 kraadi sooja, päikest ei olnud ja õhku ka ei olnud ja see oli Peking eile üleeile. Õudne! Miks sa istud siin? Ma olen illegaal. Mind tõsteti rongist välja, sest mul on rastad ja sinul on habe. Ja me olime sinuga ühes ruumis, tõsteti välja, passid võeti ära ja lasti linna peale jalutama. Pärast nad hakkasid piiri mängima ja otsisid läbi, küsisid passi. Meil ei ole. Ja nii me siin istume. Sämmilt taheti ta see vinge matka ja nuga ära võtta ja siis ma hakkasin karjuma, siis tuli üks naine hakkas lihtsalt mu juukseid katsuma, see sai ka karjuda ja nüüd ma siin passime.